Osta Audi remontimisnaudi. Või remontimisnaudi või kuidas iganes, see oli kommentaarides meil. Soovib igal juhul. Teeme siis kupeele kiire health-checki, sest et nagu ikka, jälle tekkisid mingid uued probleemid, et praegu on niimoodi, et kui mootor on täiesti kuumaks aetud, linna vahel sõites niimoodi, kui sa gaasi maha, siis hakkab tossama. Et korralik auruvedur on. Mitte üheski muus hetkes ei tossa, aga ainult siis tossab. Et alguses arvasime, et äkki on teisest seadest. Tingitus, ta hakkas tegelikult võistlusel juba tossama. Ta oli niimoodi, et me tegime vist 2 sõita, jõudsime ära teha ja siis umbes 3. sõiduga hakkas tossama, nagu lambist nägime, et mingisugune tagasõitis oli mingi toss taga. Et ma ei saagi aru, millest see oli. Proovisin seade ära, panin vana seade tagasi, sõitsin sellega tagasi garaaži. Ei, toss tõpp samamoodi, et seadest ei ole asi. See ei ole siuke väike toss ka, et ikka ikka tõmbab garaaži täis niimoodi kohe paugust. Et põhimõtteliselt ongi 2 varianti siis jäänud, millest ühe välistame täna ära. Üks variant on see, et kas siis on kolvil on õlirõngas viga saanud, et on, ma ei tea, mis iganes põhjusel siis välja ajab või on siis klapisele tihendid, et mingi deformatsioon toimunud seal või mingil põhjusel kuidagi saanud liiga palju kuuma. Aga turbot vaevalt ma keerasin keerasin ära täiesti korras nagu tõmbasin näpuga üle, vaata, et ei oleks õli laiku ja downpipe'i juures vaatasin ka üle ja ei olnud mitte mingit õli nagu seal ja turbokätt täiesti vabalt ringi, et selle ma valitseksin kohe ära. Et selle unustame ära, et ongi ainult 2 võimalust, kas siis on klapisele tihendid või on siis õlirõngas. Ja võtsime Klaisi käest selle kompressioonikitti mõõtmistesti, et proovime siis, mõõdame igaks juhuks kompressioonid ära kõikides silindrites. Et teeme nii külmalt kui soojalt läbi. Siis peaks ühtlased olema või siis... Põhiline on see, et kõik on ühtsed. Et ülejäänud on tegelikult nagu need numbrid, siin kuumaga vist oli mingisugune 10, üle 10 võiks olla ja külmaga võiks olla vist mingi 6 äkki mingisugune number näitas või? 6 või? Okei. Jah, mingisugune sinna kanti vist oli. Ühesõnaga, kui üks on kõrgem näiteks, siis peaks õlirõngas olema. Või ma ei teagi, kui on õlirõngas ära, siis pigem ta nagu vist kompressiooni kehvemaks ei tohiks teha ju. Ma ei tea, me otsime seda, et kõik oleks võrdsed. Ja kui me näeme nii kuumaga kui külmaga mingi erinevusi või kas või külmaga või kuumaga, siis me teame, et mingi teema on ikkagi silindritega nagu, et proovime selle ära. Aga sa teed tööd siis täna või? Ma siis teen tööd, sa võid siis keerata seda võtit või? Või ma võin hoida seda kuradi näitu. Sa võid küüned maha võtta. No ma võtan küüned maha jah, kõik ära. Ja küüned olid ka juba niimoodi huvitavalt ennast ise lahti keeranud, et me panime kuumalt peale, vaata kui mootor täiesti tuli kuum. Ühesõnaga, kui me kompressiooni mõõdame, siis vist peab seda ka lahti hoidma või? Jaa, ma hoian gaasi all ja siis keerame kõik küüned välja korraga ja siis on võimalik vabalt käib mootor. Tavaliselt niimoodi mõõdetakse seda. Ja vaatame siis näidud nii külmalt kui kuumalt ära, et mis ta meil siin ette viskab. Aga küünad olid siuksed, on sul kuskil peitsid ära nad juba? Ei, ma juba keeran välja praegu neid. Samasugused nagu puhtad on. Mingi valge joga on ikka peal, aga ma ei tea. See ei täpselt samasugune oli pärast ühte. Õline ei ole vähemalt esimene. Esimene vähemalt ei ole õline. Paneme nüüd siia siis pane järjekorda ka. Jaa, ma panengi. Üks huvitav sündmus veel. Käisin siin vahepeal korra siis sõitmas linna peal. Käisin korra Kristjani üles, pidin oma kola ära tooma, siin mingid varjuasjad ja mis iganes meil siin garaaži jäi. Siis hakkan ära minema, panen pilli käima, tühi käid 1200. Alla ei lähe. Nii? Mingi vaakumvolla jälle lahti. Hakkasime otsima, raudselt vaakumvolla lahti. Tüng, ei ole vaakumvolla. Siis jamame, mõtlesime, et kurat, et ei tea, et äkki seade on pekki selle või mingisugune jama on. Ei ole seade ka. Siis hakkasime kahtlustama tühikäiga mootorit, et see annab liiga palju peale. Ei ole ka tühikäiga mootor. Ja mis jalg oli liiga raske? Ei olnud ka jalg raske. Vaip oli pedaali peal. Ei olnud ka vaip pedaali peal. See amordikene siin, kui ma pesin kapoti alust, oli ära surnud. See oli niimoodi, et see jäi peale ja ta ei läinud täiesti lõpuni sisse. Vesi läks vahele. Vesi läks vahele ja see kumm, vaata, mis on siin, see on meil tegelikult katki ja seda ei saa eraldi tükina osta, vaid sa terve selle uue amordi osta siia taha. Printima hakkame jälle või? Ei tea. Kas kummi saab printida või? Ei tea, raisk. Kurat, see oleks päris hea mõte. Jah. Ja see pidi olema jälle tüüpi ka, et need surevad ära, aga ega mina seda tähele ei pannud. Ma pisin ju kapoti alus ära, kuivast nõhuga ära ja oli kõik. Ja sinna sõiduga oli veel okei. Täpselt siis, kui hakkas tagasi tulema, see oli mingi kogu aeg 1300 pööret. Aga nüüd ongi nii või? Ei, me vahetasime ära. Juba panid tuua? Kristjanil oli kohe, tal oli mingi 10 rosse klappi selle kohe laost võtta ja keeras ühele maha selle panime peale. Vedas siis. Jah, et selle niikuinii me plaanime talve minna selle e-trottli peale siis niikuinii anname tagasi selle. See on samasugune, mitte mingit vahet ei ole. Kaamerat oleks vaja, et sisse vaadata. Jah, see kuluks tõesti ära. Näha, mis seal toimub. Garaaži 54 tegi just video, kus nad panid neid kuullaagri kuule sinna sisse. Silindrisse? Jah.
Aga ma pakun, mingi laadamootor oli kindlasti, mida nad proovis tappa. Ja. Ma ei tea, lõpuks nad paid mingisuguseid keraamilisi, mingisuguseid tükikesi. Neid küünla küljes, vaatan, üleval on need keraamilised osad. Ja. Selle lõhkusid ära ja siis viskasid need asjad silindritesse. Siis ma arvan, laadamootor ikka käis edasi. Lõpuks kolv lendas ribadeks. Ma ei saa aru, kus kohast need vennad need ideid genereerivad. Ma arvan, mingi kommentaaridest ongi aine. Need on täitsa crazy vennad, et kui ta ei ole näinud, siis Garage 54 on mingi täitsa hullud venelased, nagu nad teevad igast haigeid eksperimente. Et see on ka päris hea meelelahutus, mida vahepeal vaadata. Me võtame neid asju liiga tõsiselt, kui võrreldes nende vendadega seal, nii et peaks ostma ka hunnikul alasid, hakkama neid tapma või? Kurat, Eestis need laadad ei ole nii soodsad. No mootor on mis soodne nagu. Siin on mingi kulla hinnaga. Seal nad ilmselt saavad seda kuradi tasutana. Põhimõtteliselt küll, jah. Nii. Kõik või? Viimane. Kõik täpselt ühesugused. Ei mingit vahet. Sulle jääb siis kell. Ma panen siis süüte sisse. Hakkan eespoolt pihta või? Hakka eespoolt pihta, jah. Esimesest. Kas paneme kuhugi kirja ka siis või? Loterii. Loosime siis lubatud särgid välja. Nagu või tähendab, mis särgid? Pusad. 3 pusa. 3000 eest 3 pusa. Valime siis seda, laseme jälle sellel samal, nagu me oleme varem kasutanud seda YouTube random comment pickerit, laseme selle valida. Ise ei julge? Ei. Pärast keegi pahaseks. Me ei saa öelda, et me ei ole süüdi. Ja, loodame, et siis jälle need kõik õnnelikud võitjad on ikka suubinud ja pannud like videole, on. Loodan küll. Nii, esimene läheb käima. Võtan siit selle Mersu siis OMi video, panen siia sisse, saame kommentaarid kätte. Siin ikka on neid seekord, 489. Pea 500 tükki. Päris hea. Ja paneme siis loosiratta käima. Esimene õnnelik pusa võitja on Karl Mattias Viru. Palju õnne. Kruusa võiks tulla küll. No okei, Karl Mattias, me peame siis vaatama, et teeme siis kruuse ka, aga seekord pead pusaga leppima. Kahjuks. Ma loodan, et ei vedanud. Ja, vaatame kähku ka ära, kas ta näitab, et on suubinud meile kanalile. Okei. Tõenäoliselt on see, et tal ei ole avalik, nii et me peame siis uskuma, et ta on suubinud meie kanalile. Loodame, et on. Järgmine võitja, Pikk on Other Winner. Aivar Hallika Vova Auto Garage. No nii. 3000 Vop OM606 kupee kapoti ära. Õiged mõtted. No, äkki oleks vastupidavam. Aga ma arvan, et me läheme ikka rida 5-ga edasi. Et ikka jääb saan sinna vahele. Valge Nissan disain ja loos. Jaanipäeva eri. Mis ta loosib? Ma kardan, et see on 2 kuud tagasi tehtud, et ta tõenäoliselt on ära loosinud. Kurat, magasin maa. Vaatame kanalid. No nii, tema on avalik. Kerime siit kohe alla. Ta ikka välgib päris palju kanaleid. Ja on olemas. Super. Idekas. Paneme aplausi siia. Ja. Ja üks veel siis, Pikk on Other Winner. Viimane, aga mitte hapu viimane. Jörgen Kingo. Go, Mersu, go. Super. Väga hea kommentaar. Audi fännid. Mitte ükski... Seekord ei võitnud. Ei, mitte ükski Audi fänn ei ole võitnud. Ja vaatame, kas ei reklaami teisi kanaleid. Okei, no siis pole midagi. Me peame uskuma jällegi, et Jörgen Kingo followb meid. Nii et palun kõikidel võitjatel meiega ühendust võtta. Meie kõik võite kirjutada Instas, võite kirjutada Facebookis, võite saata meile e-maili, kuidas iganes. Et andke teada endast ja siis lepime kokku suuruse ja kuidas te kätte saate. Kuule, aga ma ei tea, tõmbame otsa kokku. Edukas värk, jah. Palju õnne võitjatele. Ja kupeele panin just slikid alla. Nii et kupeega kohtume siis laupäeval juba Piibel hommikul. Vaata, mis numbrid ette löövad siis või? Anna kuuma. Tavai. Vaat käik sees ei ole. Ei ole. Muidu ma jään siia vahe. No, nõks alla 10. Nõks alla 10 või? Mingi, mis ta tuleb siis? 9,5. 9,5. No pane kirja. Panen kirja. On ikka, vaatasin õiget või? Jah, välimine on barri oma. Nii. See ots jäi siia sisse. Oh-oh. Vaata, küll ta välja tuleb. Surusin natuke liiga kõvasti. See äkki peaks kinni liimima. Opa. Ei, ma lihtsalt võitsin liiga kõvasti. No. No nii, teine. Nii, number 2. No nii. 10. Väga hea. Nii, ja 3. 10. Jah, hästi nõks üle. Tavaliselt, kui need rida vitle probleem on, siis on alati 3. Saatana silinderna. Nii, 4.
9,5, Okei. 9,7. Väga hea. Ma ei tea, palju seda kõikumist on lubatud. See peab Šveitsaitsi käest küsima. 9,7 jälle. Proovime korra esimese ka uuesti igaks juhuks. Aga esimene oli ka 9,5. Vaatame, kas lööb korra kõrgemale või ongi jääb 9,5 peale. Huvi pärast. Noh, suht sama, nõks peale, 9,6. No selge. 9,7, noh. Suht ühtlane. Ega siis muud polegi, kui lappame kokku tagasi ja Küünlad peale tagasi ja sõitma või? ja siis soenema, jah? Või siis sõitma, mis siin väga midagi sõita pole. Sa pead ikka tempi kuumaks saama. No tempi ikka peaks jah saama Peaks tossama saama pilli. Jaa, tossama täpselt. Aga praegu on tulemused on head. Nii et... Oled rahul või? Ma arvan, et on kõik ikka samas kandi. Ma ei tea, palju see erinevus lubatud on, aga mu tundub, et siin on suht stabiilne. Et see pigem on mõõtevigana. Täpselt, et see 0,3 on niisugune, ma pigem ütleks, et on aktsepteeritav. Et kuna see on selle kummiga peale surumisega ka, et siis kuidas kätt hoiad või jumal teab. Täpselt. Kõik mõjub. Kurat, paid juba seisma, ma ei saanudki tossu pilli peale. Ei tahtnud seda garaaži ära kuitsetada. Ma tundsin juba lõõnast. Sul mikker ripub, haiseb küll jubedalt. Ma tundsin juba haisust, et siin on korralik kuradi käsakas üleval. Siuke friikas on õhus. Ma parem ei hakanud tuba täis laskma. Õhus on suht külm, siin on hea soe vähemalt. Kuule, vahepeal oleme unustanud mainida siin mõndasid asju, et härra Andres Leever saats meile paki, vaatas meie videot ja mõtles, et kurat, lõhuti ilus auto ära. Jaa, muidugi. Eks Differe eest. Jaa, aitäh Andres Leeverile, kes siis hoolis minu kupee tiibadest. Et ei saa sükust asja vaadata, mis siin teetab mehed, et ikka tiivad peab ilusti kinni katma. Ja flansi koha pealt ka keegi küsis ka, et kust see flants tuli, et see on Skarkon Machiningust, freesida tahab midagi, et siis tasub sealt küsida. Teevad igast asju, neil 5-teljelised pingid ka, nii et seal saab igasugust häid asju tehti. Häid asju teha, jaa. Mis meil veel on? Naabrimehele ka aitäh. Meile puhast vahendeid andnud. Jaa, just. Tal pidi keegi sõber olema, kes vaatab. Ja, tervitus sulle. Mis see sõbra nime just ei kuulnudki, jah? Ma ei mäleta, jah. Tööpindade ja mille puhastamiseks. Kuhnimasinad puhastamist sellega. Ja katlakivi eemaldajad ja on meil veel keegi midagi andnud, mis me oleme unustanud öelda. Keegi vist nüüd Facebookis vist küsis meie aadressi, et mingid vaatame, mis sealt tuleb. Jaa. Ootame huviga igal juhul. Just, et sealt ei tule mingid huvitavad kraami, et me veel ei tea, mis sealt nüüd tulla. Kuule, aga millal mörsu ehitus jätkub, Karl? Homme. Väga hea, see on hea. Ja siis hakkab kattimine ka. Jah, mitte video, aga kere ja käjukast. Mul on need, ma vahepeal kuulan see nalju ja siis ma ei saa aru vaata, aga kui ma hakkan editima, siis ma saan editimise ajal aru, mis nalja sa tegid. Eelmises Mersu videos vist oli see, et lõhnakuuse jääb välja võtma ja kuuske põleb tuba ja siis sa võtad lõhnakuuse välja autost. Sa ei saanud aru too, et... Ma ei saanud too hetk sellest naljast aru. Mis nali see on, mis lõhnakuuse välja? Kehvad naljad järelikult. Ei ole, ma lihtsalt võib-olla ise ei kuule hästi. Keegi mainis sellega ära, et sulle meeldib hall pusa ja sa ütlesid, et mulle meeldib ka. On jah? Jah. Ega see ei ole siin lihtne olla mingi videos vaata, et kõik sõnad vaataks üle täpselt. Pärast on kõik näha ja kuulda. Endiselt samasugused. Visuaal on sama. Kus on siin? Ega kui siin kõik on korras, siis laupäeval ikkagi piival kohtume. Et ega see väikese suitsu pärast me minemata jää. Jahutabki paremini. Kogu aeg ei suitse. Siis kui mingi ime mitte seisab, ega siis ei suitse nii, et hullu. Igas stardis on jälle korras. Jah, stardi jaoks on korras, tagasi pärast suitseb. See on savi, mis see lainab, mis suitseb, pohhu ju. Vaadatakse mingi vana rimakaga, mingi vend läristab sumps katki ja tassab ka veel. Täpselt. Mingi modal ja imelik autona. Aga kuidas see kord on, ega ei teagi seal piivel? Kas ega finaalia vist ega midagi ei tehta, et kõik on... Iga mees enda eest ja hoia peal nagu. Jah. Meil oli plaan, et me paneme ikkagi slikik all, siis vaatame, et kuna sõit on ainult 200 meetrit vist, oli see 1,8 oli, kirjas oli 200 meetrit. 1,8, jah.
siis noh, mida paremini koha pealt ära saab, seda ingem on ju, et proovime siis need sekli ära ikkagi. Jah. Et tänava peal me teame, et see auto peab üsna hästi. Peab varjuga taha või? Et siis on tuusem või? Jah. 200 meetri peal äkki saab nii suure selle. Oho, No, 3. silinder suitseb meil natukene. ohoo. Kas see tähendab, et siin on õli sees või? Ja sealt tuleb natukene nagu õlikäsakat. Ohoo, huvitav. See on sama lõhn, mis tuleb sumpsist. Ma võin nii palju öelda. 3. silinder ikkagi, nagu sa enne ütlesid. See nõrk koht. No vaata, täpselt sama suits on tuba täis praegu. Kuule, aga ma leidsin vea üles vist. Tundub nii, aga teaks, kust ta tuleb nüüd, et me peaks ikka kompressiooni ära mõõtma. Ja kompressiooni võtame kindlasti ära. Aga vaadates, et ta niimoodi suitseb praegu siin, siis... No vaatame järgmised ka lahti. Ja, muidugi. Tead, kõige lihtsam ongi niimoodi, et 3. puurime kolbi augu sisse ja küünalt ei pane. Jah. See ongi 4 silindriga. Teeme selle 4 silindri retrofiti või? Jah, Eemaldame selle probleemse silindrit sellest mootorist. lihtsalt jah. Sest see kuidagi on see, et alati on 3. mingi rida viitel. Direkt ju 3. vaja. Jah, meil hakkas kogu see pihta ju tegelikult see miilil, vaata mis juhtus, hakkas 3. silindrist pihta. No võt, poleks 3. olnud, poleks probleemi ka võib-olla. Jah, oleks olnud 1, 2, 4, 5. Mis see kuvatur tuleb, vaata 5 silindri peal on 2,2, ma arvutada ei oska muidugi. Noh, siis 4. pole isegi küünalt enam. Kadunud, päinenud. Kuule, aga mul ongi tunne, et niisuguse lihtsa testiga me saime lihtsalt leidsime lambist pea üles praegu. Jah, see muidugi hea ei ole. Kuidas see küünal on? Ei sama ei, siin on kuidagi veidram näeb välja küll. Vaata, siin on nagu mingi teistmoodi täpid on peal. Äär on teistsugune. Kui sa võrdled, vaata, taga on nagu mingi täpid peal. Siin õline serv ka või? Okei, no igal juhul mingi õli siin on. Kärssab küll hästi. Kärssab hästi, jah. Ühesõnaga, 3. jälle. No aga vähemalt meil on teada, et meil peab kõike klapis tähendab vahetama. Või siis, noh, proovime nüüd kompressiooni ära. Nii, vaatame, mis saab. Okei. Tõe hetk või? Jah, et see ära ei sula, see kumm sinna alla. Vast ei sula. Vast ei sula, ma arvan küll. Kuule, aga kui nüüd kütsi peale pritsib kuumale silindril, pauku ei hakka tegema? Mul on piust lahti ühendatud. Okei. Ma võtsin kõik piustud lahti. Okei, siis on jah. Nii. Täpselt sama. Täpselt sama või? No jah. Okei, huvitav. 9, jah, üle 9,5. Siin on ka 10, mingi 3, 4. Okei. Siuksed tulemused siis. Aga jah, 3. ikka tossab korralikult siin, et siin näegi, sisse muidugi ei näe, aga... Et 3. tuleb siis ikkagi silindri peale korralikult õli. Oi. No muidugi see võib olla etanol ka, aga siuke läigib vastu. Teised ka. Siis ikka see on vist etanol vist. Vaata, mis spetsialist arvab. Vaata, mis spetsialist arvab. Olukord on fikseeritud. Aga võiks olla kindlasti, selle esimene võiks olla stabiilsem võrreldes teistega. Kuule, võib peaks sumpsi lihtsalt ühendama siia 3. Siit otse. Vaja TPF vahele panna, siis võeta kolli. No siia on kindlasti TPF-i vaja juba, kui ta niimoodi tossab. Noh, kas me selle videoga jätkame kuskilt või? Paneme koilika alla ja siis lähme võistlustele ka siin samas videos. Ma arvan küll. Ma arvan, et kui koilid on ette valmistatud siin kastis, et panime nüüd pehmevedud ka alla ja vaatame, kuidas see koilid töötavad. Ma veel lubadusi ei anna, et me see nädal jõuame alla panna, aga... Mis need on, sääresoendajad või? Need on mulle jah, saan panna selle oma sääre ümber ja siis saan veel käe ümber ka panna. Või biitsepsi ümber, et biitseks soojas või? Just, et siis on kiirem käiku vahetada. Mulle öeldud, käiguvahetus on natuke liiga aeglane. Et siis kui auto teeb 2 pauku shift-cut'i ajal, siis on käiguvahetus liiga aeglane. Okei, siis on jah, see hoiab toonuses nagu jah. Just, et see on nagu soojendusstress. See on nagu kompressiooni, need sokid jookseb, kas sul on kompressiooni kuradi, ma ei tea, mis asi. Ei, tegelikult need on coilover kotid, et pannakse selle vedru ümber niimoodi, et igasugune mustus ja jura sinna selle liikuvate osade vahel satuks. See on nagu teatris käiakse oma sussidega, et siis sussikott on kaasas, jah? Sul on koilidele sama. See on väga hea, kus selles paralleeli tõmbamine, põhimõtteliselt on sama nagu teatris käimine. Et jah, võtsin need ka igaks juhuks, et kui peaks rohkem selle autoga vahepeal ringi sõitma, et võistlustel sõita väga ei ole vahet.
aga praegu, kui ma juba vahetasin neid vedruid, siis oli tegelikult ikka igasugust kivipuru ja tolmu ja muud ikka nende liikvate osade vahel oli juba sattunud ja ma puhastasin kõik ära, määrisin uuesti ära, aga ma arvan, et need kotid peaks aitama seda ära hoida. Nojah, see sõidab ka igal pool põllu peal. Põllurallikas ju. No see Speedextil oligi purust puhas, kuradi põlluralli. No nii, egas rohkem midagi. Ega siis ma arvan, selleks oleks kõik ja näeme siis järgmine kord. Davai, tšau. Tšau.